No mis oleksid aiarajatiste loomiseks sellised põhilised printsiibid, millest peaks lähtuma? No esimene on kindlasti funktsioon ja tema vajadus antud keskkonda. Näiteks selle Lehtla puhul oli pererahval kindel soov, et seal saaks mõnusalt hommikut süüa, samuti mõnusalt veeta õhtupoolikut ja kuna seal oli olemas selline väga mõnus paekivist sein, kunagi oli seal kindlasti mingisugune rajatis olnud. Ja siis selle paeseina ümber sai seal üsna pikalt diskuteeritud, et mis seal siis võiks olla. Pererahval oli oma nägemus ja minul oli oma nägemus, aga lõpuks me liitsime nagu need nägemused kokku ja soovid ja niimoodi sündiski see Lehtla. Ja kui nüüd esimese raksuga sedasi tema peale vaadata, siis ta tundub nagu modernne ja kaasaegne, aga tegelikult valge värv on looduses nagu selline väga, väga pidulik ja minu meelest selle vana arhitektuuriga ta on nüüd kuidagi väga hästi seotud. Mille põhjal sai otsustatud selline materjali valik, kas see sai pigem vaadatud, et läheks enam-vähem samasse stiili nagu kõik muu selle ümber või et ta oleks samamoodi nagu eraldi esile tõusev? No see materjali valik seal ei lähe nüüd mitte kuidagi kokku olemasolevate ehitustega, aga kuna idee on nagu Lehtla ja Pergola mingisugune vahepealne süntees, siis Lehtla ja Pergola materjalideks on olnud alati mingisugused prusskonstruktsioonid, kuid nende dimensioonid tuleb nagu õieti paika panna, et selle ehitise proportsioon oleks nagu silmale hea vaadata. No kui arvestada, et see selline Lehtla on aiakujunduses päris selline arhitektuurne element, siis kuidas on arvestatud taimestusega selle ümber? Momendil on seal küll selline mõte, et ümberringi jääb puhas murupind. Et see puhas murupind võib-olla tõstab seda Lehtlat veel rohkem esile ja puhas murupind aitab ka siduda Lehtla ja vana arhitektuuri kokku. Kui me vaatame nüüd seda teist aeda, siis tegelikult on väga hästi näha, kuidas on võimalik sellised olmefunktsioonid ja kommunikatsioonid nagu kas või prügikonteinerid võluvalt ära peita, nii et nad silma ei riivaks. Kuidas see lahendus sündinud on? No, see sündis niimoodi, et algselt, kui me siia majja tulime, siis meil ei olnud ei vett, ei elektrit, ja selline nõudepesemine ja enda pesemine toimus väljas. Ja siis ma ehitasin sellise vari, mis ma ütlen siis, vari aiakese. Aga kui majja tuli vesi ja elekter oli ja siis jäi see asi nagu üle, aga ma ei raatsinud teda nüüd küll ära visata ja siis sai natukene aega mõeldud ja ta leidis oma koha sinna kadakate vahele ja sinna sai ära peidetud siis prügikast. No selles aias hakkavad silma ka sellised eraldiseisvad terrassikesed, mis tavaliselt on harjutud nägema majaga liidetuna. Jah, üks terrass ongi tegelikult majaga liidetud. Meie majal on selline väikene arhitektuurne viga, et tema räästas on kuidagi väga madal ja sein tundus katuse suhtes tohutu kõrge. Ja siis tekkiski see esimene terrass. Ja edasi, kui ma hakkasin aeda nagu rajama, siis tekkis mul idee, aga et miks need terrassikesed siis ei võiks ka nagu juba aias oma koha leida. Nii et nad on olemasoleva terrassiga kõik ühel joonel. Et neid teisi terrassi on siis seal aias nüüd 2. Ja nende vahel on üks sama mõõtudega ala. Eelmisel aastal proovisin ma seal kasvatada kaera. 2 terrassi vahel see kaer mõjus tohutu võimsalt või ta oli niivõrd askeetlik, aga ta oli niivõrd kihvt detail seal. Üks variant veel, kus
saab erinevaid taimi kas või ajutiselt kasvatada, on näha sellises kombinatsioonis nagu, kuidas seda nüüd nimetada, pigem on ta lillekast. Tegelikult oli see niimoodi, et kuna meil käib suve jooksul hästi palju rahvast, siis oli vaja lihtsalt selliseid söögilaudu. Ja mitte üks, vaid kohe ikka päris mitu. Antud momendil on neid juba 3. Et kui see laud oli nagu tehtud, siis ta tundus algul mul kuidagi, tähendab, ta ajas kõik asja korralikult ära, aga mulle tundus, et midagi on puudu. Ja siis saigi sinna külge ehitatud, momendil on need lillekastid, aga nendes kastides võib kasvatada mida iganes, kas murulauku või tomatit või minu meelest, kui seal natukene edasi mõelda, võib ka mingisuguseid kurgisorte kasvatada näiteks.